Tere taas, täna ma ei räägi A8-st, vaid mul on siin üks Subaru katte all peidus. See on Joonase VRX STI. Probleemiks on see, et ta läks keema. Ja mul on siit mootor maha võetud ja vaatame, mis me selle mootoriga teeme. Mootor on juba pukki pandud mul. Siin siis see on pisike EJ25 mootor. Inglismaal on kõvasti remonditud sõna. Sepis sisu on siin ja tikkpollid on kantele pandud. Aga probleemiks on see, et ta läks keema. Et Joonas ta ostis Inglismaalt ja kuskil pool aasta kees juba. Ja siis on mul maha võetud siit plokikaaned. Need on viidud Windorfi Tiidule. Tiit teeb need ilusaks jälle. Ploki ma pean puhtaks tegema meil, aga siis on meil mõned uued varuosad ka siia tulnud. Uus sidur. Komplekt vana all on ketas kulunud. Uus kütusepump RCM-ist. Uue plokikaane tihendid, samuti RCM-ist Inglismaal. Siuke tuuningfirma, mis teeb Subarule varuosi. Uued küülnad. Uus hammasrihma komplekt, jälle RCM-ist. AKS-i oma, ilus lillat värvi rihm, uued rullid. Õhuluge ja turbo vaheline toru. Lisaks on mul ka siin uus, mis uus, Joonase jaoks uus Twin Scroll turbo. Vanal turbol oli tavaline ja oli siin wastegate'i juures mõrad. Sellega seoses on vaja panna uus kollektor ja uus up-pipe. Lisaks on mul veel siin uusi osasid. Ilus RCM-i kataloog. Veepump. Kütusefilter, mis on paagi sisenedel. Siin all on tihendi komplekt. Ja uus 12 mm õlipump. Peaks rohkem suurem tootlikkus olema kui väiksem. Uued õlifiltrid ja õlipõhja seibid. Lisaks peaks tulema veel uus radikas ja teeme ka uue paisupaagi, uue uhke korgiga. Vana paisupaak on mingi Hiina toodang ja on nii madalal ja nii väike, et ei õigusta arvatavasti oma tööd seal. Aga järgmine kord vaatame, hakkame seda vaiks kokku panema. Toome Tiidu juurest plokikaanek ära ja et tal on need valmis juba. Et siis räägime ka, mis plokikantega tehti. Jälgige mu YouTube'i kanalit ja jääme siis uut videot ootama sellest Subarust.